Tere, tere. Mina olen Meelis Sarv ja ma täna tahaksin rääkida teemal, mis ma usun tekitab laiades, ma isegi ütleksin võib-olla, kuidas seda täpsemalt sõnastada. Tere, mina olen Meelis Sarv ja täna ma räägin teile teemal, mida ma tahan. Otseselt on see teema tõukumas laialdasest valdkonnast, mis kannab nime avalik esinemine. See, mis te ennem nägite ja mida ma olen kogenud ka oma praktikas, on see, et inimesed esinemissituatsioonides teatavaid puudujääke on kogemas või kogenud. Ja eeskätt on see seotud sellega, et ei osata sõnastada oma soove ehk siis tahtmisi. Puudub kindel eesmärk. Miks? Et kellelegi midagi edastada, siis esmalt me peame alati valima suhtluskanali. On selleks siis kiri, meil, telefon või näost näkku suhtluse, mis muideks on kõige tulemuslikum. Vastavalt tehtud valikule tuleb siis alati valida ka suhtlusstiil, kuidas me siis edasi läheme oma kõne või esinemisega. Ja loomulikult eesmärgist rääkides siis alati eesmärki aitavad leida küsimused. Miks? Milleks, kellele ja mida. Kui me oleme eesmärgi leidnud, kui me oleme teinud tohutult eeltööd, kogunud teadmisi, fakte ja käes on esinemiskord, siis hääl kaob ära, jalg hakkab värisema, hingamisest tekib seisake. Me kõik teame, et meistersportlaseks saab treenides. Heaks populaarseks lauljaks saades peab tohutult higi proovisaalis valama, et sõprade seltskonnas näiteks kadudeta kitarril mängida Led Zeppelini Taevatreppi, selleks tuleb harjutada nii, et sõrmeotsad on vermeis. Aga miks me arvame, et avalikult esinedes ei pea harjutama? Et see tuleb iseenesest loomulikust intelligentsist. Meie keha on täis pingeid ja need pinged tuleb lõdvestada. Meie hääl vajab turgutust, vajab puhkust ja meie hingamine, see vajab moodsas keeles öeldes peenhäälestust. Et arendada oma häält, peame me hoolitsema oma keha eest. Seda me kõik mõistame, see on arusaadav. Aga et meie hingamine oleks korrapärane, rütmiline, selleks tuleb harjutada, tuleb erinevaid nippe, trikke kasutada ja kõik on ikkagi eesmärgiga, et see keha, see hääl saaksid meil tuge hingamisest, sest hingamine on elu alus, see on meie olemine. Ja hingamisest sõltub tegelikult meie hääle kandvus, kõlavus ja üleüldine siis ka kehaline valmisolek. Häälega me saame edastada teavet, kehakeelega me anname edasi suhet või hoiakut kellegi millegi suhtes. Nii et hingake, nähke, kuulge ja haistke. Need on need märksõnad, mida te peaksite igas esinemissituatsioonis endal meeles pidama. Targad mehed on öelnud, et teabe edastamisel on 7% sõnade osakaal. Heli ehk hääl on 38% ja teabe edastamisel on kehakeelel 55% siis osakaal. Nii et mis muud kui et harjutage,
mida ma tahan? Tule Tartu Ülikooli Pärnu kolledži täiendusõppe avaliku esinemise koolitusele. PS, kui sa tahad näida usaldusväärsena ja et sinu jutt tunduks pädevana, siis esinedes pane ette endale prillid.